Tere taas! Täna, nagu ikka, järjekordselt on meil tuua teile üks huvitav auto ja seekord ma ei piirdu ainult autoga, vaid ka selle emotsiooniga, mis selle autoga kaasneb. Ütlen kohe ära, et tegu on siis Chevrolet Lumina APV-ga, kuid miks ma sellest autost räägin, kohe jõuan selleni. Tegu on siis jah, et Chevrolet Lumina APV-ga, et selle auto oli ka nii-öelda kaks sõsarmudelit, üks oli siis Pontiac Transport ja teine oli siis Oldsmobile Silhouette. Ja tegelikult see kontsept, seda esitleti juba aasta 86 ja seda reklaamiti välja kui auto uuest aastatuhandest. Ja tootmise läks need mudelid siis 89. aastal ja toodeti siis seda põlvkonda aastani 96. Et see konkreetne mudel on siis nii-öelda algne mudel, facelift eelne mudel ja need toeti aastani 93 ja pärast seda tuli juba siis facelifti mudel, millel olid uuemad natuke tuled ja nii edasi. Aga ma ühe asja ütlen veel ära, et ma ei unusta, et mis selle auto puhul väidetavalt, mis see teeb eriseks, et selle auto on väidetavalt, vaata Maanteeametit, alates sellest hetkest, kui ta oli uus, on ta Eestis, ehk siis seal passis seisab, et alates 2. jaanuarist aastast 1990 on see auto olnud Eestist ja uuena. Nii et mis meil on siis üle 35 aasta. Nii, aga jah, et tulles nüüd tagasi selle auto juurde, siis on esiveoline ja sellel on 3,1 liitri V6 mootor, millel on üsna tagasihoidlikult 90 kilovatti, aga kuna Newton-meetrid on omajagu, siis tegelikult sõit on taga täitsa hea. Hiljem, kui me eksi, oli see parast hiljem, tuli valikusse, oli võimalik osta ka 3,8 liitri mootor ja siis mingi hetk mõlemad mootorid vahetati välja 3,4 liitrise mootori vastu. Aga sellel jah, mudelil on automaatkuukast ja 3-käiguline. Ja seal ta on. Ja, et siin on nii-öelda vanakooli mootor, push-rod mootor, ehk siis nukkvõll on siis keskel mootoriplokis. Ei ole ülemisi nukkvõlle, aga lihtne mootor, vastupidav mootor, robustne mootor, nii et niisuguse auto puhul jälle see, et jupid on odavad, USA-s põhimõtteliselt saab kõike, nii et nagu naudid. Et kui sa võtad mingi eksklusiivse pilli, siis hakka aja seal neid juppe taga, aja see raha kokku, et neid juppe osta, nii et täitsa mõnus. Ja üllatavalt ökonoomne, et kui ma seda kasutasin, oli niimoodi, et sõber andis mulle täispaiga auto, ma käisin ära, Tapal tagasi ja pluss natuke vist veel, et üle mingi 250 kilomeetri peal, mis ma sõitsin. Ja pärast tanksin täis ja klõks tegi mulle see tankur ja mul läks, ma vaatasin, et keskmine kulu oli 10 liitrit sajale, mis on tegelikult sellise auto kohta väga-väga okei, arvestades, ta on ikkagi üsna suur ja ikkagi V6 mootor. Nii, ühesõnaga, ja see ongi nagu üks põhjus, et miks mulle tänapäeval võib-olla nii, et rohkem emotsiooni valmistavad, ütleme, et siis lihtsalt tavalisemad autod. Need autod, mida võib-olla kunagi mul nagu ei olnud väga seal nii-öelda radaris, aga nüüd nad on minu jaoks huvitavad ja seda enam, et need on vähe säilinud. Et isegi kui me ju, samamoodi, kui me räägime USA autodest, eks ole, et neid Corvette ja Camaros, need on ikkagi hoitud, eks ole, aga mingid tavalisi autosid, kas või sellist, need on enamus on läbi sõidetud, nii et vähe on neid säilinud, nii et iga kord, kui ma neid mõnda näen, mul teeb kohe niisugune mõnus emotsioon. Et registreerimistasu oli vist isegi natuke suurem kui see auto hind ja kokku läks see maksma auto peaaegu 1000 eurot. Nii et selle raha eest on ikkagi väga-väga auto. Nii et kõik, kes tahavad nagu julgevad viljeleda hobiautondust ja kellel nii-öelda on see stiili ja tahtmist, et kindlasti võiks vaadata igasuguseid variante, et ei pea alati mõtlema, et tuleb osta Porsche või mis iganes imepill. Aga ma näitan ära, et miks see auto siis on väga kihvt. Et lähme siia korra sisse. Oota. Tõmba ka lust, vaataks tuleb. Nii, et ma näitan see autot seest, et see näeb minu silmis üliäge välja, punane, mõnus, pehmed istmed. Väga äge, et seda sai tegelikult 3 versioonis, tegelikult 4. Et oli võimalik siis nii-öelda et ees oli 2 istet, keskel 3 või nii-öelda keskel 3 ja tagamaalt ühtegi.
või et ees 2, keskel 2, taga 2 või siis nagu sel autol ees 2, keskel 3, taga 2 ehk siis 5. variant, 6. variant, 7. variant ja tegelikult sa ostad autot ka nii-öelda siis, kuidas öeldakse, cargo van. Noh, istud nagu droonil, see on nagu tõesti mugav ja ma ei valeta teile, selles mõttes mul on olemas enda jaoks võrdlus, et ees, pärast me sõidame ka, juhiistmel on palju mugavam kui uues S-klassis, uskuge mitte. Mul on seal rohkem ruumi, mul on seal parem istuda, seal on pehmem istuda. Võtame siin ideaalne road tripi auto, istud keskele, jalad lükkan ette, no kuulge, kus ma sellist asja saan tänapäeval? Ma tean, et Lexus müüb mingit uut masinat, oli vist Lexus LM, mis on mingi niuke buss ka, kus sul on mingisugused seatavad istmed, aga mul on tunne, et seal ei ole üldse nii mõnus kui siin. Ja ma korras ütlen ära, mis see tähendab Lumina APV, mis tegelikult oli Chevroletil ka tavaline Lumina mudel tootmis, mis oli siis nii-öelda sedaankere või kupeekere, aga nii-öelda sama nime võtsid Lumina, aga APV tähendab siis All Purpose Vehicle, ehk siis kes iganes tahab tõlgib ära. All Purpose Vehicle. Et see tähendab seda 3 tähte. Siit hea näide, et need erilisemad autod, eks ole, need on minu jaoks juba võib-olla natuke rohkem tehtud-nähtud teema, kuid need tavalisemad autod, millest ma ei osanud võib-olla kunagi nii väga lugu pidada, noh, nüüd on need minu jaoks nagu huvitavad. Ja noh, toome jälle ühe näite elust enesest, et ütleme, et meil on uusautode kokkutulek, noh, mis meil on seal? Meil on seal hunnik Corvette'si, meil on hunnik Camarosi, Mustangeid, Challengere, meil on kindlasti mõned suured tagaversed sedaan Cadillacid, mõned Lincoln Towncarid ja nii edasi. Aga taaskord, minu jaoks on see kõik niisugune tehtud, nähtud, omatud teema ja ei paku väga pinget. Aga samas, kui ma näeksin seal võib-olla need autode vahel mõnda, ütleme siis nii, ütleme, et 9. teise poole mõnda tavalist Chrysler Stratust, mis on originaal seisukorras, väga hästi säilinud, või näiteks mõnda vanemat Ford Taurust, siis minu jaoks on see palju-palju põnevam.